Tere! Täna jälle garaažijutud ja millest ma täna räägin, ilmselt juba pealkiri reetis, aga räägin akulaadijast ja konkreetselt siis CTEK CT5 Time to Go akulaadijast. Minu käes on selle special edition, aga selleni me veel jõuame, et väike eellugu on siukene, et mu aku on juba rohkem kui aasta vana ja nende akude eluiga on nagu on. Ja ühe korra juba pärast pikemat seismist käivitades tuli mul ikka korralikult kedrata, enne kui mu CRF käivitus. Ma usun, et siin ei olnud praegu probleem selles, et see aku oleks juba läbi hakanud minema, vaid pigem selles, et ma lolli peaga, kui ma jälle ühe korra kaalusin, et äkki mu aku on tühi, panin ratta käima mingisuguseks 8 sekundiks. Ma tean küll, et nii ei tohi teha, et võivad küünlad märjaks saada ja mis iganes, et see ei ole väga tervislik. Ometi ma niimoodi tegin ja tõesti siis mingisugune paar päeva hiljem ratast käima panna tahtes tuli kedrata, et ta üldse käivituks. Aga see pani mul peas ikkagi tiksuma selle mõtte, et mis siis, kui aku on läbi, mis siis, kui ma näiteks ühel hommikul sõitma minna tahtes või kui ma pean sõitma minema näiteks, see ratas ei käivitu. Et see on mul kõigi rataste puhul on see niisugune kerge stressifaktor see, et kas mul ikka või akus on piisavalt särtsu, et ratas käima lasta. Ja siis ma olen mõelnud selle peale ka, et osta endale niisugune targem akulaadija, mis siis kuidagi jälgib seda ja mis võiks kogu aeg ühendatud olla akuga. Et siiamaani mul on olnud niisugune vanakooli laadija, millega tuleb siis jälgida, et millal aku täis on, siis laadimine lõpetada ja see ei ole niisugune, et ühenda ja unusta. Aga selle ostmiseni ma ei jõudnudki, sest ei jõudnud nagu teemasse süübida, millist täpselt ja nii edasi. Aga siis ma nüüd käisin Nägemata Eesti motoorienteerumisel lõunamaise etapil. Seal Fortuna naeratas mulle, õnnistas mind ja ma võitsin sealt akukeskuse poolt auhinnafondi või siis loosifondi pandud nimetatud laadija, CTEK-i laadija. CTEK on niisugune, ikkagi väga arvestatav tegija akulaadijate turul. Ja et igati kulus mulle see asi ära. Mõte ongi siis täna nagu ma ütlesin, see on ka mingisugune limited edition. Vaatame, mis siin sees on. Ja katsume siis selle ratta külge ka installeerida. Ma loodan, et seal on see jubin kaasas, et ma ei pea iga kord, pistik tähendab, et ma saan selle aku külge ära ühendada ja siis ma ei pea iga kord aku laadima panekuks istet ja plastikuid maha võtma. Võt. Aga tänud veel kord aku keskusele. Põnev moment, vaatame siia sisse siis. Ilmselt kõigepealt tuleks võtta see ümbris ära. Nii, see tuleb siukses uhkes kandekotis limited edition. Ma tean, et nad müüvad eraldi ka seda kandekotti täitsa. Ja nüüd vaatame siis põnev hetk. Ma ei ole ise ka siia sisse vaatanud.
mis meil siin sees on? Hopsti. Nii. Siin on siis siuksed tavalised krokodillid. See muidu peaks olema ka selline laadija, mis krokodillid omavahel kokku paned ja kui valepidi akuklemmide peale paned, siis ei juhtu midagi. On tark laadija ja saab aru, et midagi on valesti ja ei lase sul laadijat läbi kärsata või akut. Nii, tavaline klamber või see krokodillidega laadimisjuhe. Siin on ümbris sellele laadijale ja kleepekas, kummiümbris. Ja siin on siis laadija ise. Et siin on kui siin vaadates ülevalt on näha mitu tundi, 8 tundi, 4 tundi, 2 tundi, 1 tund laadimisene ja siin saab juba minna. Siin on erinevad laadimisrežiimid, normaalne, AGM ja siis see on ilmselt selle jaoks rekond, et kui sul on see aku päris tühi, siis saab sellega proovida seda ellu äratada. Okei, vaatame siin veel ja siin ongi tõesti indikaatoriga pistik tolmukäpiga, mille saab siis ühendada klemmide külge ja jätta kuskile ratta sihukest kättesaadavasse kohta, kus sa saad siis selle hops siia ühendada ja laev. Nii, eks kõigepealt, mis ma tegema pean, ongi proovida see ratta külge ühendada. Nii, selleks, et akule ligi pääseda, tuleb siis CRF-il lahti keerata mõlemalt poolt need 2 raamikruvi, mis hoiavad ka istet kinni, iste ära võtta ja see küljeplast siit ära võtta. Ja siis sai ligi, et iga kord seda teha oleks süütu. Aga ja aku on siin. Aga nagu selgub, mul on vaja lahti võtta ka see küljeplastik, sest et aku miinusklemm on siin selle nurga taga peidus, selle plasti nurga taga.
plussklemm, miinusklemm. mul on mõlema klemmi all juba kaks juhet, aga ehk mahub kolmas ka. ma arvan, et sihuke ideaalne koht sellele indikaatorile on siin. võtame siis akuklemmid lahti, negatiivne ennem. hopsti. ja siis plusspool. nii, plusspoole sain kinni. selle sain ka nüüd paika. nii, sellega okei. see on nagu siin mingisugune India elektritööd juba, juhtmepuntrad. aga noh, peab meeldima vist. ja ongi see indikaator installitud. nüüd külje plastid tagasi ja siis saaks laadija taha ühendada. nii. ja ongi iste tagasi, plastid tagasi. see laadija siin või pesa siin selle tööriistakasti peal. nii. ja selle siis peaks olema siit lahti. ahah, nii. ühendus ära. jah. ühendatud. muidu see kummi ümbris on selles mõttes hea, et selle saab siia, sest ei libise nii palju ja ma saan näiteks laadimise ajaks ta siia peale panna. ja nüüd siis on juhe seinas. ja tuleks ühendada ka see laadija siis siia pistikusse. klõps, ühendatud. kas tõesti on 8 tundi vaja täis laadida? okei, näitab, et aku on täis ja roheline. okei, see oli mingisugune test. 1 tund on jäänud täiesti täislaadimiseks. ja nüüd tuli juba go ette. tundub, et see aku ongi täis. aga noh, nüüd ma ei teagi, kuidas äkki oskate nõu anda, et mõni ütleb, et et iga kord, kui sõites tulles ja ratas seisma jääb, võiks selle nii-öelda targa laadija taha visata, et ta ise laseb sellel akul vaikselt tühjaks joosta, siis jälle kontrollib seda, siis laeb jälle täis sinnamaani, kuhu vaja on, et ta siukest normaalset tsüklit hoiab ja niimoodi pikendab aku eluiga 3 korda. mõni teine allikas jälle ütleb, et noh, et ei ole mõtet seda nagu kogu aeg laadijat taga hoida, et laed siis, kui ma ei tea, see indikaator siin näiteks näitab, et hakkab tühjaks minema. et ma ei oskagi nüüd seisukohta võtta. aga äkki teie oskate nõu anda?
vot siuke see tänane video siis saigi. Et siuke unboxing ja installimine ja testimine selles mõttes, et töötab. Tundub, et installimine õnnestus. Ja veel kord siis tänud Nägemata Eesti sarjale ja Akukeskusele, kes selle väga ägeda akulaadija, nutika akulaadija sinna loteriikorvi asetas. Vot. Aga järgmise korrani.